kirjamarjad paberi peal. Neid sõnu sul tahan ma öelda, kuid ainult vaid sulle. Kui kurb on su meel, siis võta need pead. Ehk leiad lootust, mida vajadust siis. Pole rohkem mul öelda hetkel ja praegu. Ootama sees on sind veel rõõmsaid ja ilusaid aegu. Tere! Mina olen Tübaramooride klubi kirjalt Suran ja need sõnad tulevad sõnaga meie klubi poolt. Kallis Anoke sai 25. Üks noorik härdab meenutab möödunud elu, et oli seal kurbust ja lõbusat medu. Ta mõtleb, kuidas oma printsida ootas ja põksuval südamel tema otsa siis vaatas. Kuidas sündisid lapsed ja rõõmu ellu tõid, nii et valud ja vaevad siis selja taha jäid. On laste sünd üks ääretu ime, ning sellele tundele polegi nime. Nüüd aastaid palju möödunud lapsed pesast on läinud ning ammu uus põlvkond ilmavalgust näinud. Naine pisara valab, kui kõigele mõtleb, sest aeg lendab kiirelt, see kuidagi tõtleb. Praegu kodus ainult mees, kes rõõmsalt plindib ning saatus tegi sõpradest vajaliku lindi. Ano vaagis oma elu, mis rullus kui laine ja leidis, et on üks väga õnnelik naine. Kallis sõpsik, olgu sul alati säde silmis ja palju-palju õnne juubeliks. Ütleksin mõne sõna Tapa Seenelõidu Tübaramooride poolt. Oleme elanud üsna palju aastaid, aga kunagi ei ole kutsutud meid presidendi vastuvõtule. Aga nüüd sündisime ja me seisame siin üheskoos, oodates, et saaks kätt suruda täna juubelit tähistaval Tübaramooride presidendil. Lugupeetud ja väga austatud. Ano on meil vahva mood, käed lööb külge igal pool, kiidab, küpsetab ja koob. Joonistades iluloob, õpib nipikesi juurde, õpib juurde uusi nippe, nipikesi, väikseid trikke. Tantsu keerutab ja lauluviisi veeretab. Meid innustab ja hoogu annab. Kõike oskab, teha jõuab. Aina askeldab ja toimetab, mis ette võtab, õnnestub. Tuba täis on potililli, aknal tomad tõstab pead. Kõrval silgub roheline maitsetaim, mis supil on hea. Ano nõrkuseks on internet ja üldse on ta väga net. Palju õnne, jaksu jõudu, elulaeval soodsaks sõudu, igaks päevaks päriduul. Soovivad Tapa Seenelõidu Tübaramoorid. Kui ma mõtlen sellele ajale tagasi, millal me Anoga tuttavaks saime, siis tulevad küll Marjud. Kas tõesti nii palju aastaid? Anoga me kohtusime üle 20 aastaga. Olime koos ühes kohas tööl, tema kokana, mina kultuuriala peal. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Miks see Anoga suhtlemine siiamaani niimoodi püsima on jäänud? Võib-olla sellepärast, et kuigi ma olen ise ka aktiivne inimene ja liigun väga palju ringi, siis sellel ajal olin ma, nii nagu Anogi ja ka praegu, olime mõlemad hästi noored. Ja Ano ei küsinud juba üle 20 aasta tagasi pudelisteks mitte. Et isegi siis, kui meil olid päris pikad tööpäevad, siis nii Martin kui Kadri päeval oli Ano see, kes surus läbi oma idee panna selga mulle ja nii mõnelegi teisele inimesele kostüümid
minna küla peale võõraste inimeste juurde Matti ja Katri jooksuma. Muidugi pärast on see väga hästi meeles, sest see oli väga lõbus. Hiljem on teekaadal lahku läinud, oleme omad lapsed suureks kasvatanud. Aga näed, seda imet küll, eks ole, on tee jälle kokku viinud. Ja meil oli hommikupoole just arutelu, et miks on vahest nii, et kui oled inimesega kohtunud ammu aastaid tagasi, siis tekib mingi väike vaheaeg. Ja siis, kui oled juba vanemaks saanud, siis kohtub taga taas, see sõprus läheks täie jõu edasi. Ja Kübaravaar Kild tuli sellisele mõttele, et tegelikult on see hästi lihtne. Kui me kohtume, kui me oleme noored, siis tuleb pereaeg, lapsed, siis ei ole sõprade jaoks nii palju aega. Kui lapsed on suureks kasvanud ja oma teed läinud, siis me leiame taas nüüd oma vanad sõbrad, sest siis on nende jaoks rohkem aega. Ja siin ei ole mitte midagi inimest. Nii see tegelus tegelikult on. Ma soovin Anole ja kõikidele siin viibijatele, et lisaks sellele toredale klubile, kuhu on ka minu laul kuulda, leiaksime me aega rohkem oma sõprade jaoks väljaspool klubi ning et me oleksime kõik õnnelikud ja rõõmsad. Aitäh sulle, Anu! Anu, ma ei tea, keda ma pean tänama sellise sõpruse eest, kes selle mulle andnud on. Igatahes see on suur au olla sinu sõber. Riigivalitsus otsustas muuta oma 01.06.2012 toimuva istungjärgi päevakorda. Päevakorrast jäeti välja riigi julgeolekut ja majandust puudutavad küsimused. Otsustati arutlusele võtta Kübaramooride klubi presidendimoori juubeliks saadetavate õnnitluste tekstid. Nüüd jõuame tekstide juurde. Peaminister Ants Sipp tervitab Kübaramooride presidendimoori ja soovib talle paljudeks aastateks palju kauneid kübaraid, mida ikka peas kanda. Peaminister Ants Sipp on ka päris kindel, et Kübaramooride klubi on juba lähima 5 aasta jooksul 5 rikkama klubi hulgas terves Euroopas. Kaitseminister Kaur Püss, kõik ilusad soovid koos selle sooviga, et kübarad lehvitades ei unustaks aga oma kodumaad kaitsta. Keskkonnaminister Kaido Prügihunnik, aastad kõik olgu täis sinu jaoks lilli ja sina ja su moorid aidaku korjata üles kõik prügi. Kultuuriminister Olev Tantsulõvi soovib jõudu ja peale hakkamist terve riigi rahva hulgas kübaramooriduse edendamiseks. Oleme juba tantsu- ja laulurahvas, aga sinu ettevõtmisel võiks neist saada ka kübara- ja laulurahvas. Majandusminister Mihkel Pankrat. Kallis Kübaramooride presidendimoor, soovin, et sul oleks majanduslikult võimalik ära osta meie riigi poodidest kõik kübarad, et me saaksime avada üha uusi kübaravabrikuid üle terve riigi. Soovin, et kannaksite neid kas või mitu tükki korraga ühe pea peal, siis kulub neid rohkem ju. Põllumajandusminister Vilja Põld. Soovin sulle, armas presidendimoor, jõudu ja visadust raske maatöö tegemisel. Kui ära kipud väsima, lehvita kübarat ja kutsu teised appi. Rahandusminister Eero Sent tänab presidendimoori selle eest, et ta aitab kenasti täita vabariigi rahakotti. Regionaalminister Rein Küla soovib, et meie väikestes depressiivsetes väikelinnades leiduks rohkem sinusuguseid moore, kes igale linnale eluvaimu sisse puhub oma kübaraga muudkui lehvitades. Välisminister Väino Välis. Soovin, et tuleksid minuga kaasa paljudesse riikidesse ja koos teeksime kübaramoorindusest ülemaailmse liikumise, mis parandab tunduvalt kõikide riikide suhteid meiega. Sellega on siis ka valitsuse delegatsioon